Niimoodi. Ütle mulle, miks inimesed toovad omale kuuski koju? Mis nad sealt saavad? Lõikavad selle kuuse metsas maha või ostavad kusagilt ja toovad selle koju. Aga miks? Sellepärast, et paar päeva seda endal kodus hoida ja siis pärast okkaid koristada. Aga selle peale ei mõtle, et kõik inimesed teevad niimoodi. Ja veel vähem mõeldakse selle peale, mida see ühiskonnale teeb. Eriti just see, et talvekuudel tuleb meie hapnik ju okaspuudelt ja mõelda vaid. Igal aastal miljonid perekonnad toovad endale kuusetuppa. Aga nad ei mõtle, mida see teeb. Nägin hiljuti alles poodide ees, kus kuuski müüdi. Aluste peal on 100 kuused ja peale jõule on need alused ikka veel poolenisti täis. Ja mis nende surnud kuuskidega tehakse siis? Vot see on küsimus, mida keegi ei küsi enda käest. Ja alati on nii, et majade juures on kuuskide hunnikud. Ja see tundub kõigile nii normaalne. Mis jaoks on vaja kuuske maha võtta metsas? Tervet kuuske. Tooge omale lihtsalt mingi kuuseoks või männioks, mille saate siis vaasi panna. Loodusest võiks rohkem hoolida. See on juba masstarbimine. Jõulude ajal. Nagu kindel reegel, et kuusk peab olema toas. Aga milleks? Inimesed nagu ei küsikski enda käest. Seda võetakse kui normaalset nähtust. Niigi palju mõeldakse ainult enda peale, võetakse metsi maha. Võiksime alustada kuskilt otsast ja vähendada seda tarbimist. Säästa metsi, sest lõppkokkuvõttes on ikkagi mets ja loodus see, mis meile elu annab. Ja teine asi, millest ma aru ei saa, on ilutulestik. See peaks olema siis midagi sellist, mis annab inimesele emotsiooni. Võib-olla tõesti. Jälle see sama asi. Lastakse ilutulestik ära ja järgmine päev või isegi järgmine nädal koristatakse kõikjalt neid alles jäänud nii-öelda jubinaid. Aga siiski väga palju neist jääb ikkagi maha vedelema. Järjekordselt keegi ei vaevugi mõtlema. Arvatakse, et see on jube normaalne ja et ollakse jube lahe, kui saab ilutulestikku lasta. Ja see algab juba 6 aega enne jõule, kui seda hakatakse tegema. Minnakse välja targa näoga, lastakse oma rakett taevasse ja minnakse tuppa tagasi. Aga ei küsita endalt, miks. Kas see on sellepärast, et inimesed on alati seda teinud või sellepärast, et telekast tuleb teatud teave. Piisab vaid sellest, kui vaatab taevasse pärast ilutulestiku ülesse laskmist. Mis sealt alles jääb? Kõik see suits, kõik see müra, kõik see mustus jääb energeetiliselt meie ümber. Ma saan aru, et see on meelelahutus igapäeva rutiini kõrvalt, aga meelelahutust on miljonit erinevat varianti, mis on palju kasulikumad tervele ühiskonnale ja iseendale. Millal me hakkame tegema neid targemaid valikuid, millal me hakkame ühiskonna peale mõtlema, millal me jätame kõrvale need tavad, mis on tavameediast meil pähe topitud. Alati ei ole tõde see, mida enamus teevad. Nii et mõtleme selle üle, kuidas saada ühiskonda paremaks vorpida ja mõtleme, kuidas muutub maailm tegevusest, kui iga inimene seda tegevust teeks ja kuidas muutub, kui keegi seda ei teeks. Iga aasta jääks miljonid kuused kasvama. Iga aasta saaksime me rohkem puhast õhku. Ja ma ei tee kedagi maha siin. Ma lihtsalt jagan oma mõtteid ja elan lootuses, et sädemest saab üsna pea leek, mis valgustab seda maailma. Aitäh kuulamast ja järgmise korrani.